Missugune on seos diafragma ja vaagnapõhjalihaste vahel? Diafragma ehk siis vahelihas on peamine hingamist abistav lihas. Ja hingamise peale me igapäevaselt väga ei mõtle, kuigi me seda ju pidevalt teeme, eks. Diafragma asub meile roidekorvi sees. Ta nimelt poolitab kõhuõõnt ja ta on sellise tagurpidi kausikujuga. Ja kui sa mõtled, siis roidekorv ise on ju ka altpoolt veidikene laienev ja nagu tagurpidi kausikujuga. Ja nii ongi, et kui me hingame sisse, siis diafragma liigub alla, et kops saaks paremini õhuga täituda. Roidekorvi alumised roided eriti liiguvad veidi külje peale lahti ja välja hingates siis tuleb tagasi diafragma oma endisele kohale. Kui nüüd sisse hingame, proovi minuga koos. Hingad sisse, roidekorv avaneb ja diafragma liigub alla ja surve tekib natukene siia allapoole. Aga siin allpool on ju ka meil siseorganid ja need siseorganid siis selle surve tõttu lähevad ka natukene allapoole ja siin päris allpool on meil vaagen. Vaagen on sellise õõnsa kujuga ehk siis ka kausikujuga, aga nüüd siis õiget pidi. Ja see vaagnapõhi on ka kausikujuga. Ehk see vaagnapõhi ka läheb natukene allapoole, kui diafragma läheb allapoole. Ehk see on selline loomulik kooskõla ja kui sa nüüd hingad välja, siis diafragma liigub tagasi oma kohale ja ka vaagnapõhi tuleb tagasi oma kohale. Ehk siis sisse hingamine lubab veidikene vaagnapõhjalihastel lõõgastuda, vabaneda ja välja hingates nad tõmbuvad tagasi oma endisele kohale. No proovime veel. Hingad sisse. Mis juhtub? Diafragma tõmbub allapoole ja samamoodi vaagnapõhi natuke allapoole. Hingame välja, vaagnapõhi tõuseb, sest surve läheb teiseks ja diafragma siis liigub ülespoole. Et nad liiguvad omavahelises kooskõlas. Kui me hingamegi passiivselt, ehk kui sa ei mõtle hingamise peale, vaatad näiteks mõnusasti diivanil mõnda filmi, siis nii see toimubki. Täitsa vabalt hingates roidekorv natukene avaneb ja diafragma liigub alla, vaagnapõhi ka ja välja hingates nad tõusevad tagasi oma kohale. Kui aga me hingame aktiivselt, näiteks kui me tõstame mõnda raskust või teeme mingit pingutavat tegevust, siis me kaasame veel muid lihaseid ka sellesse hingamisprotsessi. Ehk kui ma võtangi maast mingi raskuse ja ehk ma hingan sügavalt välja, siis ma kaasan lisaks veel kerelihased, oma kõhulihased, seljalihased ka, ehk siis kogu selle kerelihaste osa. Ja seda teeme me ka pilatese treeningus. Ehk meil on väga-väga tähtis see, et kõik pingutused toimuvad välja hingates, me ei hoia hinge kinni ja kõik meie liigutused ja treening toimub hingamise rütmis. Nii et kui sa soovid oma kehale head tulemust anda, et su keha oleks ja elaks mõnusasti oma füsioloogiliste võimetega kooskõlas, siis proovi. Tule pilatese treeningusse ja saa teada, kuidas hingamine hakkab keha toetama. Kui sa said sellest videost midagi enda jaoks olulist teada või mingit uut infot, siis anna mulle ka teada. Toredat päeva!